ja karikate kuninganna siis lõpuks sulle siia. Ja karikate kuninganna jälle selline nagu pühitsemine on see sõna, mis mulle siia tuleb. Selline nagu õrn armastuses, rahulolus, õndsuses pühitsemine. Et hästi selline püha kaart, et isegi need nagu valgusjooned teevad siin sellise nagu templi või pühamu kuju ja minu jaoks on see peaaegu sihuke valgustunud naine siin, et kes on ise õndsuses sellest, mis läbi tema siia maailma tuleb, et selline sügav õnnelik rahulolu. Võta lihtsalt seda energiat siit vastu. Lõdvestunud, ta pigem loob oma olekuga, mitte niivõrd nagu sellise nagu tahtejõu pealt on ju, vaid lihtsalt oma olekuga magnetiseerib need õiged inimesed, need õiged olukorrad, kõik selle, mida ta siis vajab, et tema looming lihtsalt voolaks siia maailma läbi tema. Ja lõpetuseks ma võtan sulle veel ühe siis sellisest varjutööpakist nagu ühe sellise kaardi, mis aitab sul siis natuke võib-olla sinna selle kuukaardi sügavusse sukelduda ja vaatan siis, mis sulle siit tuleb. Tuleb selline kaart, mis ütleb, et astu oma hirmudele vastu. Et sinu sealt alateadvusest siis võib üles tulla just nagu hirme ja nagu sukeldu sinna koopasse ja sellest koopast, kus asuvad need hirmud ja mis võib-olla on ka pime ja sünge, et sealt leiad sa ka nagu kõige suurem aarde, et sinu see kõige suurem anne ja aare on seal sinu hirmude taga, et võib-olla sind kõnetab see, et paljudel inimestel on lausa hirmu tunda, hirmu ees, et me väldime nagu igal juhul seda, et ma ei kogeks hirmutunnet, on ju, aga sulle siis soovitus on just vastupidi, on ju, et mine oma hirmule vastu, mine sinna tuuma, tegele sellega, kas siis ise või toetatult, kas läbi rännakute, läbi konstellatsioonide, läbi taronõustamiste, ükskõik, mis siis vormis toetatud vormis või on sul endal tööriistad ja siis vaata nagu ta siin selle vaala seljas sõidab, et ühesõnaga silt hirmu tagant on midagi väga suurt, nagu mingi tohutu võimas toetav jõud, mis tahab välja pääseda ja kasuta siis seda aega selleks, et sellega kontakti saada ja see enda piiritu suurus tõeliselt nagu oma potentsiaaliks elada ja ära tunda ja sellel avalduda lasta. Õnnistused sulle ja ole hoitud. Ja alati siis, kui sa tunned, et sa tahad sügavuti minna, siis küsi julget personaalset lugemist või tule vastuvõtule või veebi vastuvõtule. Aga seniks sulle õnnistused ja kõike head. Läheme siis teise grupi juurde ja sinule, kes sa valisid siis selle stiidikioodi, sinule algab selle adumine või see signatuurkaart, mis ma siis alguses juba valmis segasin, aga mida ma ei vaadanud enne. Et see on selline nagu parandamise kaart ja mul tuleb selline regressiooni sõna ka nagu minevikku tagasi minemise idee selline, et sina peaksid tegema oma selles minevikus siis mingi inventuuri, mingi korda tegemise, mingi ära parandamise kuidagi selleks, et see sinu
eneseteostus või see potentsiaal saaks nagu lahti rulluda, on sinul vaja tagasi minna minevikku. Kui esimesel grupil oli oma seal alateadvuses vaja selline nagu sügav sukeldumine teha, siis sinu puhul oleks vaja nagu mineviku suhted üle vaadata, võib-olla pereliinis, võib-olla suhted vanematega, võib-olla midagi nagu, kus sa ütled elule ei, see valgusfoor on nagu see märguanne mulle, et on ju, et noh, et roheline on nagu jaa, on ju, et ma ütlen jaa, ma võin liikuda, mul on luba edasi minna. Punane on see, et noh, ei, on ju, stopp, et sinna küll ära mine, ja kollane on see oot, on ju. Et sinul on veel vaja siin nagu liikuda ja mingid siis sellised nagu need oma punased ja kollased kohad veel võib-olla ära parandada, mingid mineviku suhted kas pereliinis või kellegiga, kes on olnud sinu jaoks nagu oluline sinu elus, kuidagi mingid kokkulepped teha, mingid lepingud üle vaadata, kui mingid lepingud on aegunud, mõlemad pooled saavad aru, et need lepingud enam et ei taha neid enam täita koos, siis lõpetage need ära. Et ärge jätke neid niisama, et kui mingid kokkulepped on tehtud, mida nagu ei taha enam pidada, siis ärge lihtsalt libisege neist ära, vaid otsesõnu nagu tehke rituaal nii-öelda selle lepingu lõpetamiseks, olgu selleks siis kooselu, abielu, mingi vana töökoht, mingi sõprussuhe, mis lihtsalt nagu katkes on ju, ma ei tea täpselt, mis see sinu jaoks on, aga kui see on sinu jaoks jäänud minevikku, on ju, siis tee päriselt nagu see lõputseremoonia, kui sul ei õnnestu seda mingil põhjusel teha selle teise inimesega, et ma tean, et mul on siin viimasel ajal tulnud ka mitu sellist juhtu, kus näiteks inimene ongi lahkunud siit maisest kehastusest, aga nagu see hüvasti on jäetud tegemata ja samas on mingid nagu lubadused ja kokkulepped, mis siis haihtusid nagu koos selle lahkunuga, et kui sa ei saa mingil põhjusel teha seda või su ego ei lase seda teha siis selle inimesega, siis tee kas või üksinda see lepingu lõpetamise rituaal, et sa saad rääkida selle teise inimese hingega, öelda lihtsalt tänada selle eest, mis oli ja öelda, et nüüd sa ütled sellest lepingust või taganed sellest lepingust, sa loed selle enda poolt nagu täidetuks, lõppenuks, õppetunnid õpituks ja et nüüd edasi minna siis nagu puhtalt valgelt lehelt, et see on see info, mis tahab praegu siin läbi tulla, on ju sinule. Selline parandamine ka nagu vigade parandamine, mingite kui su suguvõsas on selliseid inimesi näiteks, kellega ei suhelda või kes on kuidagi välja jäetud või nii-öelda, kes justkui kuuluvad perekonda, aga näiteks keda ei kutsuta mingitele sündmustele või kuidagi muul moel nagu eitatakse nende panust või nende rolli või nende kohta pereliinis, siis see on see koht, kus seda tervendada, kus on kindel sõnum, on ju, et kõik kuuluvad, kes kuuluma peavad. Vaatan edasi. Milliseid sõnumeid sinu eneseteostuse, eneserealisatsiooni, oma täispotentsiaali kohta, enda hingetee kohta. Nii. 2 kaarti annab pakk veel, see läheb veel selle esimese kaardiga kokku, on ju, siin on selline tõesti siuke primaalkarje, selline süda on haiget saanud, sellised õmblused, niidid, noh, selle koha peal on nagu valu võib-olla sellist, kui sinna minevikku minna, siis mulle tundub, et seal on midagi nagu mis on nagu väga haiget teinud ja selline tunne on, et nagu ei julgegi nagu selle pärani südamega sinna maailma minna, sellepärast et hirm on seda valukogemust uuesti kogeda, on ju.
ja Rumil on selline nagu väga ilus nagu luuletus, mis ütleb, või selline mõte nagu, et sinu südamepraod on need kohad, kust valgus pääseb sisse. Ja ühel päeval tuli mulle selline taipamine, et need südamepraod ei ole mitte ainult see koht, kus valgus sisse pääseb, vaid need on ka kohad, kust sinu valgus pääseb, maailma pääseb, sinu anded ja sinu valgus pääsevad just siit samast nendest samadest südamepragudest igale poole siia maailma laiali, et kui siin on niisugune tumedam, siis siin taga tegelikult juba natukene tuleb seda valgust, et see sinu enda nagu sa oled teinud selle kooriku sinna südame ümber, et sa ei saaks nagu haavata või sa ei kogeks tagasilükkamist enam või keegi ei saaks sulle öelda, et sa ei ole piisav või sa ei ole väärt, on ju, siis tegelikult see munakoor, vaata sa valisid selle munakujulise ka, on ju, see munakoor tegelikult peab katki minema, vaata siit on ta sihuke tuhm, aga siit, kus ta on katki läinud, vaata kui ilus ta siit seest on. Ma ei tea, kas siit video pealt on näha, aga tõesti see nagu, kuidas ta sillerdab siit seest, et kui imeline ta on, et see munakoor nagu peabki katki minema, see koorik, mis sa sinna südame ümber oled ehitanud, selleks, et saaks tulla sihuke imeline partnerlus, on ju. Et ma täpselt ei tea, kas ta räägib suhtepartnerlusest selles mõttes nagu romantilise suhtepartnerlusest praegu selles kontekstis või ta räägib lihtsalt kellegiga koos millegi täiesti imelise erakordse loomisest. No vaata kas või selle kaardi nagu värv, nagu ilus, kui see karikad räägivad sellest sellisest nagu emotsionaalsest rahulolust. Karikad on täis niimoodi, et nad ajavad peaaegu üle seda nagu rõõmu, koos tegemise rõõmu tahaks jagada, et ühesõnaga ära karda seda, kui see munakoor praksatab ja kui see müür, mis sa sinna südame ümber oled ehitanud, et see läheb katki, et ära karda seda, et seal on midagi nagu väga helget, väga ilusat, väga sellist head on ootamas, et kui seal on väga kõva koor sul südame ümber, siis sa oled nagu üksi oma valuga, aga kui sa lased julged sinna hirmu sisse vaadata ja lasta sellel koorel katki praksatada, siis võib see tuua su ellu nagu väga-väga ilusaid, väga selliseid suurt rahulolu ja harmooniat pakkuvaid partnerlusi. Ja võib-olla nii suhete mõttes kui ka eneseteostuse mõttes, on ju. Vaatan veel, kas on veel mingi sõnum, mis tahab sulle läbi tulla. Midagi sinu annete, sinu andekuse kohta, mis peab läbi sinu siia maailma sündima. No siit tuli saatana kaart välja, no siuke trikster. Ma arvan, sina pead oma teemonitega veel natuke rinda pistma, et sul on päris keeruline ladumine, ütlen ausalt, et ma arvan, et siin varjutuste ajal tuleb sul veel selliseid kiusatusi, et vaata see saatan on selline hästi karismaatiline siin ju, hästi kutsuv siin pakis, on ju, et hästi sageli ta tähendab mingeid sõltuvusi. Alkohol, suits, telefoni scrollimine täiesti mõttetu, mingisugune aja surnuks löömine, mängurlus, kõikvõimalikud need moodsad sõltuvused, kõikvõimalikud ained, seksisõltuvus, töönarkomaania, teatud moel ka võib sport isegi olla nagu sõltuvus. Ühesõnaga mingid sellised asjad, kus sa ei ole vaba oma valikutes.
et sinul toob ilmselt see varjutuste koridor nagu väga tugevalt selle tüübi esile ja noh, temaga tegelemine tegelikult ei ole kerge. Et see nõuab ikkagi nagu väga suurt tahtekindlust, meelekindlust, otsustavust või siis nagu ülisügavat palvet, on ju. Et see on hästi kõrge vibratsiooniga kivi, mis sa valisid, on ju. Et kui sa vajad nagu mingi sellise koha, mingi, kus on nagu, kus sa oled andnud oma väe ära, kus sa nagu oled mingi asja nagu lõa otsas, siis see kivi ütleb mulle, et tee nagu mingi südamest tulev palve, et kõrgemad jõud lihtsalt tuleks toeks, on ju, et see varjutuste koridori aeg võib sulle nagu keeruline olla, aga on ka tohutu potentsiaal nii-öelda ära tervendada see sõltuvuse koht, on ju, mul tulevad igasugused toitumishäired, söömishäired, mingid terviseteemad, mis on nagu pannud mis dikteerivad nagu sulle sinu elurütmi, on ju, kõikvõimalikud allergiad, diabeedid, kõrged vererõhud, kus meditsiin ütleb, et seda ei ole võimalik ravida umbes, et peadki elu lõpuni tablette võtma või midagi sellist, on ju, antidepressandid, kõik selline kraam nagu, et see varjutuste koridor loob võimaluse nagu lõpuni, sügavusse minna lõpuni nende teemadega ja vaadata, et kus need on alguse saanud, et kus ma andsin oma väe ära, kus ma jäin mingitest tablettidest, mingitest välistest diagnoosidest, mingitest asjadest nagu sõltuvaks. Ja helgema noodiga annab veel pakk 2 kaarti, on ju, et selline nagu, see on selline noore, rõõmsa, energeetilise inimese energia. Et tule tagasi sinna oma väesse, võib-olla veel mitte kuninga või kuningannana, aga sellise nagu müntide baasina, et vaata, ta on päris heas tasakaalus. Ühe jala peal sellise trummi või värvilise mandala või mündiga või mida ta siin hoiab, mida iganes see sinu jaoks sümboliseerib, on ju, kas ta on mingi pill, võib-olla trumm, tantsimine, laulmine, mängimine, looduses viibimine, on ju, et aga ma tahaks öelda, et ilma aineteta, on ju, et ei ole vaja mingeid rapeesid ja tubakaid ja ma ei tea, aiavaškasid ka teha, et tule nagu lihtsalt looduse rüppe. Lihtsalt puhastu selles nagu looduses, lihtsuses, maaläheduses, lihtsalt nagu võta emakesega maaga ühendust ja lama maapinnal ja tantsi ja kõnni paljajalu, et mine matkale nagu võib-olla, mine paljajalu matkale. Et katsu saavutada selline vooseisund, et maaema hoiab, praegu veel ei ole maapind külm, vähemalt kui sa vaatad siis, kui ma seda ladumist teen, siin on hästi-hästi suve, septembrikuu, pea 20 kraadi on väljas sooja, ööd on soojad, täiskuu all, mine rappa, mine metsa, mine hiide, laula loitsi hiies. Või kui siin lugemises nagu see tõesti nagu väga sügavalt see siuke teemoni moodi koht sind puudutas, siis võid ka tulla ja küsida tuge, et kui loodusest üksi ei piisa, et kuidas nagu puhastada, kuidas saada vabaks, kuidas teha nagu mingi transformatsioon, et valida seda kerget puhast iseennast. Ja siis tuleb sauade rüütel, tohutu lõõmav eluenergia. Et mina arvan, et sina teed nüüd siin lähikuul läbi mingi väga sügava transformatsiooni, kus sa tegelikult
vaata sellest parandamise kohast ja sellest südamevalu kohast jõuad nagu sellise lõõmava eluenergia, mingi kire kohta, sellisesse kohta, kus sa oled nagu heas mõttes pidurdamatu, kus sa saad nagu mingi tohutu suure kireimpulsiga ühendust. Midagi, mis paneb su sellisest teotahtest, elurõõmust lihtsalt lõõmava. Jälle see võib olla kas mingi sügav kirg, armumine, mingi selline elu vastu tohutu nagu kirglik impulss millegi tegemisest, nagu tohutu rõõm, selline, mul tundub lihtsalt, et see mingi fööniksina sa tõused üles lihtsalt, et see vana lihtsalt põleb läbi ja täiesti uus sina saab sündida, et siuke fööniksi energiat on minu jaoks siin on ju siuke taltsutamatu mustang ka nagu pidurdamatu eluenergia. Ja siis ma segan sulle ühe varjutöö kaardi ka, kuigi sinul juba tuli selle saatana näol siuke korralik nagu vari siin välja, et aga vaatame, mis siit siis veel tahab tulla. Sulle tuleb jäärapäisuse kaart selline ja sellel on vari ja valgus mõlemad sellel jäärapäisusel, et kui sa oled õigel teel ja oled sellel nagu selline täiesti nagu vankumatult kindel, siis see on väga hea toetav kaart sulle. Aga kui sa oled jäärapäiselt mingis jamas, nagu usud mingit illusiooni või lihtsalt ei ole nõus nagu liikvele minema, siis sa oled ise endal ristipõiki tee peal ees, et need nagu energiat, mis sind võiksid toetada, tegelikult on selline paindlikkus, voolavus ja see nagu loob selle kasvu sinu jaoks on ju, et mine liikumisse, et mõnikord see nii-öelda sõnnilikult nende nagu sirgede maasse ajamine ja vot ma siit ei liigu ja see on minu põhimõte ja nii on ju, et mõnikord sa võid sellega olla nagu iseendal tee peal ees. Paindlik, voolav liikumine, võib-olla füüsiline liikumine aitab siis füüsilisel tasandil nagu lihtsalt, et mine jooksma on ju, mine loodusesse, mine matkama, et need on need sõnad nagu, mis tahavad siit sulle lõpetuseks läbi tulla. Aitäh sulle armas kuulamast, kui sa vajad personaalset lugemist, tahad minuga kokku saada või veebi teel teha põhjalikumat ja isiklikumat tööd, varjutööd, konstellatsiooni, kaardikanaldust, siis lihtsalt kirjuta mulle ja võta minuga ühendust. Aga seniks ole hoitud, õnnistused su teele ja see ilus helesinine kivi hoiab sind, aitab sul kõrges sageduses püsida, on ju, et võid kasutada lihtsalt helesinist värvi ise ka oma elus, et tugu see sulle õnnistusi. Ja läheme siis 3. grupi juurde, teie, kes te valisite eneseteostuse, eneserealisatsiooni, hingekokkulepet toomiseks siis selle roosa kvartsi pealuu. Ja teile tuleb siis see signatuurkaart, esimene kaart, mis ma pakist võtsin, siis selline. Ja see müntide rüütel minu jaoks on selline nagu sellise energiaga kaart, et sina jalutadki nagu läbi maailma niimoodi, et sa oledki juba kingitus maailmale, et sina oled vist selle juba ära tabanud, on ju, et sa lihtsalt jagad oma andeid, sa ei hoia mingist vanast kinni, sa isegi võid jalutada selle hobuse kõrval vabalt, sellepärast, et sa ei pea kellegi teise kukil rätsutama, sul on oma tee. Samas on ju, kui sa mingit miili tahad läbida, siis on sul ka see toetav jõud siin kõrval on ju, et kui on raske, siis ta võib-olla võtab su kukile, aga mulle ei tundu, et sul on raske, mulle tundub, et
et sa oled läbi hammustanud mingi sellise mõnusa liikumise viisi, tee on roheline, aas on haljas, sul täiega jagub nagu maailmale jagada erinevaid kingitusi. Sa teed seda kuidagi selliselt nagu lihtsalt, loomulikult, et võib-olla sa isegi ei tähtsusta seda üldse üle, sa ei ole nina püsti sellest, sa lihtsalt teed, jagad oma andeid ja võtad seda nagu mingi üliloomulikult lihtsalt, et nii lihtsalt on, et loomulikult, et lihtsalt minu anded ongi jagamiseks ja ma ei tee midagi erilist, et ma lihtsalt olen see, kes ma olen, aitan seal, kus ma näen, et on vaja aidata ja lihtsalt kiirgan seda, mis ma olen ja maailm sellest on juba parem paik. ja hästi loogiliselt siia tuleb järgi siis karikate 9, mis tegelikult tähendab seda, et kui sa ise niimoodi elad sellises helduses, voolamises, lihtsalt kasutad nagu ressursse ja jagad neid ilma piiranguteta, siis su süda ka rõõmustab, et siin on nagu sellist kiirgav süda ja 9 karikat, 9 Tiibeti kaussi täis nagu sellist südamerõõmu, et mul on tunne, et sa ise oled hästi õnnelik, kuna sa oled juba ära tundnud selle oma andekuse, oma kingituse, sina tõenäoliselt ei virele enam kuskil mingis vanas maatriksi mustris, kus sa, ma ei tea, pead tööl käima või pead raha pärast mingeid asju tegema, et sa teed pigem tegemise rõõmust, vabaduses. Ja kui see ei peaks nii olema, siis noh, sul on tõesti nagu viimane samm selle vabaduseni, sest 9 on selline nagu tsükli lõpp, peaaegu lõpp, et nagu üks samm veel minna, aga mulle tundub, et sa tegelikult juba koged, juba naudid, juba tead, mis su südant rõõmustab, tead, et see, kui su süda on rõõmus, järelikult sa käid oma hinge teel, sa oled ära tundnud, isegi kui su meel veel ei oska kõiki neid nii-öelda asju nimetada või sa ei ole mingi selle päris tuumenergiaga ühendust saanud, siis lihtsalt alateadlikult sa teed juba täiesti õigeid valikuid. 2 kaarti annab veel siia välja, pakk järjest paremaks läheb, keisrinna ongi sülimas loomisprotsessis nagu selline keisrinna võib sõna otseses mõttes tähendada nagu lapse loomist, on ju, kui sa oled sellises eas, et sa tahad luua last, siis aeg on hästi soodne selleks. Aga suure tõenäosusega on see nagu laiemalt loomisenergia lihtsalt enda loominguks saamine, et sa ise kehastad enda loomingut. Sul on kõigi 4 kuninganna vägi, noh, räägin naistele praegu, on ju, kui kuulab mees siin, siis see on ka selline naiselik ikkagi loomeenergia, mis kätkab nagu mõistuse kuningannat, on ju, terav vahemõistus, nutikus, taipamised, tulekuninganna ehk sauade kuninganna, mõnusat, voogavat, kirglikku eluenergiat, soovi, tahet, karikate kuninganna, sensuaalne, sensitiivne, tundlik, rõõmuküllane, heas kontaktis oma emotsioonidega, empaatiline ja maakuninganna, kes siis on hästi selline, kes oskab nagu sealt nähtamatust maailmast tuua ideid nähtavasse, käega katsutavasse ja viie meelega tajutavasse maailma. Ehk siis sinu unistused ja soovid realiseeruvad tegelikult. Ja keisrinna on nende kõigi 4 kuninganna sümbioos, ta on kõik need 4 erinevat kuningannat endas integreerinud, hästi tasakaalus naine, hästi selline viljakas looja, läbi sinu tõenäoliselt sünnib maailma nagu väga-väga imelisi asju, sa võid olla tervendaja, sa võid õpetada teistele midagi, sa võid tegeleda taimedega, ehitada üles talu, väärindada kuidagi maad, noh, ühesõnaga neid asju võib nii palju olla nagu mis valdkonnas, põhimõtteliselt ei olegi piirangut nagu,
et sa teed, läbi sinu sünnib midagi väga-väga imelist siia maailma. Ja samal ajal on üks osa sinust nagu ka selline, mis vajaks seda nagu natuke üksi olemist ja tagasitõmbumist, et seekord ütleb see kaart mulle seda nagu, et võta seda aega selliseks nagu oma südame hoidmiseks, et kui sa oled selles energias, et sa hästi palju annad nagu endast ära teistele ja kingid endast hästi palju, mis on väga-väga okei, siis aeg-ajalt võta neid hetki, kus sa nagu oled iseendaga, tõmbud niimoodi mõnusalt pessa, kerid end sinna looteasendisse, lihtsalt oled endaga, oma südamega, oma enda tunnete ja mõtetega, hoiad ja armastad ja taastad oma keha, mediteerid, koged seda sihukest meelepaikust, üksi olemist, et võib-olla sul on oma selline väepaik mingi, kus sa lihtsalt saad pühenduda sellele enese rekreatsioonile, et sul oleks anda, et su karikad oleks täis, et sa ei kurnaks ennast ära, on ju, et armasta ja hoia ennast samamoodi, nagu sa hoiad maad, nagu sa hoiad teisi inimesi, nagu sa hoiad oma lähedasi. Nii. Ja kuigi sa oled ilmselt väga-väga küpses ja heas kohas omadega, siis ma ikkagi vaatan sulle ka, et kas varjutöö pakk annab ka mingi sõnumi välja, et kui sa kuulad sellel varjutuste koridori ajal, sisemine lahing tuleb ikkagi siia, et ma ei tea, kui tõsine see sinu sees on, sest varasemad kaardid nagu ütlesid, et või näitasid nagu, et sa oled suhteliselt südameteel, aga võib-olla sinu sees nagu ikkagi on mingid kohad, kus nagu meel hakkab tegema valeks seda, mis sa teed, või tuleb üles mingeid kõhklusi, kahtlusi, et kuidagi nagu see kaart ütleb, et sul ikkagi mingi siselahing toimub, mingid ebakindlused, mingid võib-olla väärtusetused, tunded tahavad veel üles tulla ja see on okei. Ma arvan, et seda on peaaegu kõigil meil ja lihtsalt nagu ära anna liiga palju energiat nendele sisemistele lahingutele, vaid kui need kerkivad üles, siis lihtsalt kasuta seda, mis sul on, seda teadmist, kuidas sinna sisemisse sügavasse rahusse minna. Ma arvan, et see eelmine kaart ka, see pesakaart, mis ma siin näitasin, on ju, et võib-olla need käivadki kokku, kui nad siin kõrvuti välja tulid, et kui sa ühesõnaga lähed sellesse sisemisse võitlusesse, siis sind aitab see enesesse tõmbumine, see rahu, meelevaikus, meditatsioon, aja maha võtmine, oma tunnetega olemine lihtsalt. Ja siis see sisemaailm jälle selgineb, saab selliseks klaariks ja selles meelevaikuses teinekord tulebki see nii sügav sisemine rahu, et seal ei ole seda võitlust, on ju, et kui sa kujutad ette sellist ookeani, mille pinnal võib-olla on väga suur lainetus, on ju, aga kui sa lähed nagu sügavamale, mida sügavamale sa lähed, seda vaiksem, seda rahulikum ja seda nagu sügavam seal on, et seal võib olla see täielik sinu rahu ja vaikuse koht, kus sa saad rahuneda ja saada oma selle sisemise tasakaalu tagasi. Ja kaartide põhjal vähemalt on see sõnum see, et sa oled täiega ära tundnud oma hingetee ja kõnnid sellel ja oled kingituseks maailmale ja kui sa mõnikord selles kahtled, siis on okei. Aga et sa kahtled, aga ilmselgelt sa oled nagu maailmale kingitus ja aitäh sulle selle eest, et sa seda oled. Kui sa tahad isiklikku ladumist,
teha mingit sügavamat tööd, võta julgesti minuga ühendust. Praegu aitäh, et sa kuulasid ja, ja väga äge, kui meie teed ristuvad. Ja kui ei, siis ma soovin sulle lihtsalt nagu imeilusat õnnistatud teekonda ja aitäh, et sa oled. Kõike head!